Head kuulajad ja vaatajad. Hiljutised sündmused Saatse saapaks nimetatud piirkonnas tõstatasid taas mitmeid olulisi küsimusi, mida ei söandata avalikult esitada. Et mis paljuski just seetõttu väärivad siinse kommentaari formaadis lähemat vaatlust. Vaatleme siis neid küsimusi. Rahulikult, ilma krampideta. Alustame sellest, et kehtiva korra kohaselt on Saatse saapa näol tegu Vene Föderatsiooni subjektiks oleva Pihkva oblasti Petseri rajooni sopiga, mida ümbritseb 3 küljest Võrumaa. See on Venemaa territoorium, mida läbib Värskast Saatsesse viiv ligi kilomeetri pikkune maantelõik. Maantelõik, mida on ümbersõidu vältimiseks saanud kasutada nii eestlased kui ka meid külastavad turistid juba üle 30 aasta. Tee kasutamiseks on Vene Föderatsioon andnud loa tingimusel, et trass läbitakse sõiduvahendiga ja peatumata. Kuigi tegemist on erakordse ja pisut kummalise Venemaa poolse vastutulekuga, on see lahendus pikalt püsinud. Valdav enamus inimesi peab kehtestatud reeglitest kinni, kuid üksikuid rikkujaid on trahvinud nii Vene kui ka Eesti piirivalvepatrullid. Vene poolel patrullivad venelased, Eesti piirialadel meie PPA. Märkimisväärseid probleeme pole seejuures esile kerkinud. Koostöö on toiminud ka pärast 2022. aastat. Kuna suhted piirivalvurite vahel on päris head, siis on kokku lepitud, et Eesti elanikud ja ka teised, kes siin liiguvad, võivad sõita mööda seda teed, aga tingimusel, et kasutavad liiklustranspordivahendid ja ei peatu selle teelõigul. 10. oktoobril sulges aga PPA Saatse saapasse sissesõidu, sest Venemaa poolel märgati tavalisest suurema üksuse liikumist. 7-meheline ehk väikese jaosuurune kergelt relvastatud Vene üksus liikus metsast maanteele ja jäi sinna mõneks ajaks paigale. PPA vaatlus ei suutnud tuvastada üksuse eraldusmärke. Ja kuigi Vene piirivalve vastas meiepoolsele päringule, et olukord on normaalne, tegemist on täiesti tavapäraste toimingutega, käsitles PPA seda ohuolukorrana. Võimalike arusaamatuste ennetamise seisukohast on see iseenesest mõistetav käitumine. Oluliselt vähem mõistuspärane oli aga PPA raportile ja vastuvõetud ettevaatavale otsusele järgnenud psühholoogiline operatsioon. Peaaegu momentaalselt leidis juhtum kajastamist ka väljaspool Eestit, käsitlused väljusid vähegi ratsionaalseks peetava kontrolli alt ja narratiiv hakkas elama oma elu. Kuigi reaktsioonide diapasoon ulatas enesehaletsuslikust ahastusest raevuka sõjatrummi tagumiseni, kujunes ühisnimetajaks ootuspäraselt laiema ärevuse või koguni paanika üleskütmine. Lühidalt öeldes nägime taas nüüd juba alaliseks saanud hirmufooni taastootmist. Avalikkusele sisendati sõnumit, et oleme ikka veel kaitsetud ja heituvad ning Venemaa osatas meie haavatavust üle piiri tulematagi. Juhtkirja tasemel toonitati, et oleme jätnud Moskvale võimaluse väga väikese provokatsiooniga määrata elukorraldust Eesti suveräänsel territooriumil. Et 7-meheline kergpatrull Vene Föderatsiooni territooriumil oli selgelt vaenulik ning pingeid küttev samm. Et rahvusvahelisele õigusele sülitava riigi relvajõud võivad hakkama saada millega iganes. Kui 2017. aastal poseerisid Ivangorodi taustal relvastatud ja ilma nähtavate eraldusmärkideta USA sõjaväelased kodumaast tuhandete kilomeetrite kaugusel, peeti seda täiesti normaalseks. Eesti liitlased viibisid meie kutsutud külalistena Eesti territooriumil, mis sest, et fotorelvade ja pingule tõmmatud Ühendriikide lipuga oli mõeldud ilmselge torkena Kremli suunas. Aga meie ei provotseerinud, sest meil on täielik õigus määrata oma elukorraldust Eesti suveräänsel territooriumil. Pole küsimustki. Nüüd aga leidis USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut ehk Institute for the Study of War, et Venemaa eraldusmärkideta sõjaväelaste ilmumine Eesti piirilähedale Saatse saapana tuntud alale näitab Moskva sisenemist uude faasi vastasseisus läänega. Kuna reaalselt on niisuguse väikese, kõigest jaosuuruse üksuse viibimist omaenese riigi territooriumil raske, et mitte öelda võimatu käsitleda agressiivse käitumisena, on Sõjauuringute Instituut rakendamas ajastu vaimule kohast loomingulisust. Seda enam, et erinevad Venemaa sõjaväelised üksused toimetavad piiritagusel alal pidevalt. Selgitatakse, et Venemaa on sisenenud oma vastasseisu kampaania nullfaasi. See tähendab informatsiooniliste ja psühholoogiliste tingimuste loomise faasi, et valmistuda võimalikuks tulevaks Vene-NATO sõjaks. Meie meedias aina enam allikana kasutatav Kiev postades aga, et intsident Eesti piiril leidis aset Venemaa ja NATO idatiiva riikide vahelise pinge kasvamise ajal.
Võeti ka tsiteerida USA esindajatekoja relvajõudude komitee juhtivliiget Don Baconit, kelle sõnul on Putin vaid nurka aetud meeleheitel rott. Küsimus, kes nüüd jälle pinget kruvis, on toodud väljakutsuva labasuse kontekstis ilmselgelt retooriline. Muide, kui räägitakse, et taktikalises vormiriietuses sõdurite näitamisega on Venemaa sisenenud vastasseisu kampaania nullfaasi ehk informatsiooniliste ja psühholoogiliste tingimuste loomise faasi, meenuvad mulle millegipärast mõne aasta tagused kaadrid hoopis meie koduriigist. Huvitav. Missuguseid informatsioonilis-psühholoogilisi tingimusi loodi meie pealinnas, kui kodanike rahumeelset meeleavaldust toodi ahistama maskides ja rinnal nimesiltide asemel vaid koodnumbreid kandvad relvastatud kiirreageerijad, rihma otsas koerad. Mis te arvate, kas võis ehk olla, et hoopis meie oma riik rakendas meie endi suhtes psühholoogilise sõjapidamise meetodeid? Tasakaalustuseks eelnevale rääkis Ida-Soome ülikooli piiriuuringute professor Jussi Laine Soome meediale, et viibis 10. oktoobril Kagu-Eesti piiril ja sõitis ka Saatse saapast läbi. Veidi hiljem sama trassi läbinud Laine kolleeg nägi seal juba 7 sõjaväeliselt riietatud Vene isikut, kuid jõudis siiski probleemitult tagasi Eesti poolele. Laine sõnul sai ta kohalikelt võimudelt Venemaa suurenenud aktiivsuse võimalike põhjuste kohta huvitavat informatsiooni. Nimelt olevat piirkonnas viibinud kõrgetasemelised külalised. Venelased ei täpsustanud, kes need külalised olid ja ka Eesti piirivalve esindajad jäid hilisemates kommentaarides kidakeelseks. Mis te arvate, millest see võis tingitud olla? Ega äkki sellest, et idanaabri kõige tavalisemat ajutist turvameedet tuli käigult ja kiirelt Eesti ja lääne avalikkusele müüa kui selget märki tema hüppeliselt kasvanud agressiivsusest. Ometi on kontrolljoont valvavad mõlema riigi piirivalvurid reeglina relvastatud ja aeg-ajalt liigub Eesti poolelgi sõjaväeliselt relvastatud gruppe. Ärme unusta, et Saatse läbisõit asub meie poolt aiaga eraldatud Venemaa territooriumil ja arvestades meie endi keskmisest tunduvalt agressiivsemat hoiakut, on tegelikult üpris üllatav, et venelased on lubanud vaid piiri esindajate kokkulepetel püsival liikluskorraldusel siiani jätkuda. Nagu ikka, tabavad taolised vahejuhtumid väidetavalt väga paindlikku, ettevaatavat ja innovaatilist Eestit suurte ootamatustena. Ehk peaks Ukraina laiema sõja 4. aastal lõpuks ometi mõtlema, kuidas ikkagi luua võimalikult kiiresti olukord, kus meie kodanikud ei peaks ühest külast teise sõites vahepeal läbima Venemaa territooriumit. Seda enam, et juba 3 aastat tagasi kuulutasime Venemaa režiimi terroristlikuks ja vahepeal on meie kõrged esindajad avalikult mänginud mõtetega naabrile ennetavate löökide andmisest, tema sandistamisest tema oma koduõuel. Tõsi, 2024. aasta maikuus tegigi valitsus otsuse ümbersõidu ehitamiseks ning Transpordiamet alustas samal aastal uue lõigu eelprojekteerimisega. 2025. aastaks eraldas valitsus tee ehitamiseks ka raha. Paraku ei saanud aga ehitus alatagi, sest 2025. aasta mais otsustas Keskkonnaamet, et läbi tuleb viia põhjalik keskkonnamõjude hindamine. Maastikult olevalt nimelt leitud kaitset nõudvaid taimi ja muid lootusväärtusi. Keskkonnamõju hindamine peaks kava järgi lõppema 2026. aasta augustis, mis järel saaks lõpuks Transpordiamet asuda lõplikku teeprojekti koostama. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul plaanib valitsus nüüd seaduse muudatust, mis võimaldaks Saatse saapa ümberehitust takistava keskkonnamõju hindamise ära jätta. Sellisel juhul saaks ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal. Viis, kuidas olukorda käsitletakse, on aga omajagu jabur. Nimelt rääkis Leis saates Uudis Plus, et juhtum tõstis esile kitsaskohad ning nüüd on valitsuse liikmed asunud arutama, kuidas probleemi kiiremini lahendada. Mõtiskletakse, et vahest oleks abi sellest, kui käsitleda teerajatist riikliku julgeoleku tagamise aspektist, sest siis poleks vaja keskkondlikke ja sotsiaalseid mõjusid nii põhjalikult hinnata. Samas peaks vastavasisulise seaduse muudatuse kiitma heaks Riigikogu ja see olevat omajagu keerukas protsess. Tõesti. Ega see pole mingi üleriigilise massiivse jälgimiskaamerate võrgustiku tagantjärgi seadustamine või uute kobarmaksude kehtestamine, mis tehakse ära mängleva kergusega. Siin tuleb ikkagi aeg korralikult maha võtta ning tulud, kulud ja riskid rahulikult läbi analüüsida. Vahest isegi mõni töögrupp moodustada. No öelge, kas pole naeruväärne? Eriti pidades silmas, kui suure ohuna Venemaad kujutatakse.
Süvariikliku arvaja Edward Lucase hinnangul ei julge Venemaa Eesti vastu tõsist provokatsiooni ette võtta, sest teadupärast on Eesti hambuni relvastatud ja valmis end kaitsma. Küll aga võime selliste juhtumite läbi kaotada nii turiste kui ka investeeringuid, sest mida Eesti ei kontrolli, on laenamiskulud rahvusvahelistelt finantsturgudelt, kaubanduse ja investeeringute alane konkurents ning välismaalaste turismi sihtkohtade valikud. Nii-öelda rindeäärse riigi või kaasaegse ümberpiiratud kindlusriigi kuvand on ehk küll imetlusväärselt kangelaslik, aga võib meid taandada mitte oluliselt rohkem investeerimiskõlbulikuks kui Ukraina. Ja ka see oleks punktivõit Venemaale. Tegelikult ehk ongi Eestil meist 1000 kilomeetrid eemal asuva Ukrainaga rohkem sarnasusi, kui võiks esmapilgul arvatagi. Kuna teatavasti on mõlemad riigid juba 4. aastat sõjas, on põhitähelepanu sõjandussektoril. Mõlema riigi valitsused püsivad võimul sõja toel. Mõlema riigi iive on rängalt negatiivne. Mõlemad riigid püsivad laenurahal, mõlemad riigid on seetõttu vaesed ja seda enam, et mõlemas riigis kipub raha minema igale poole. Eriti aga ühele poole, täpsemalt vasakule. Welfare state ehk heaoluriik on asendatud warfare state'i ehk sõjariigi mudeliga. Eesmärgiga tekitada ja rahastada uusi kahese ehk nii tsiviil- kui ka militaarkasutusega süvatehnoloogiaid edendavaid ettevõtteid, investeeris Eesti valitsus juba 1,5 aastat tagasi läbi riikliku fondivalitseja SmartCap koguni 30 miljonit eurot NATO innovatsioonifondi. SmartCap moodustas selleks suisa eraldi lepingulise investeerimisfondi Venture Capital Fund. Garage 48 nimelisel kaitsehäkatonil veenduti, et meie ettevõtetel on liitlastele palju pakkuda. Ja üldse on kahese kasutusega süvatehnoloogiate alarahastatus probleemiks kogu Euroopas. Õnneks oli Eestil piisavalt raha, millega panustada. Käesoleval aastal astus aga valitsus oluliselt julgema sammu edasi ja lõi kaitsetööstuse investeeringute toetuseks ise 100 miljoni euro suuruse kaitsefondi. Investeeringuid hakkas taas tegema SmartCap ja raha alustas liikumist idufirmadesse ning teistesse fondidesse. Investeeringute vahemikuks esialgu tagasihoidlikud 5–20 miljonit eurot fondi kohta. Ehkki kaitsefond pidi eeskätt toetama Eesti majanduskasvu ja suurendama kaitsevaldkonna ettevõtete ligipääsu kohalikule kapitalile, ei ole seatud piiranguid investeerimiseks ka NATO liikmesriikide ettevõtetesse. Kusjuures investeerides on SmartCap tavaliselt LP ehk limited partner, see tähendab investor, kes juhtimises ei osale. Mingis mõttes nagu jõuluvana. Nüüd võib ehk tunduda, nagu kaldunuks ma tänase kommentaari teemast kõrvale. Tegelikult aga mitte. Sest teemaks ei ole mitte niivõrd olukord saatse saapas ja selle ümber, vaid selliste kunstlikult üles puhutud intsidentidega meisse süstemaatiliselt süstitav hirm, kindlusetus, paanika ja viha. Ehk emotsioonid, mis toetavad üha suuremas koguses maksumaksjate raha kokkuroobitsemist ning selle kantimist militaarsektoriga ühel või teisel moel seotud korporatsioonidele ja skeemidele. Nagu warfare state'ile ehk sõjariigile omane. Samas jätkub kahanemine, ääremaastumine. Telekaamerate ees tehtava promo käigus kaevatakse valele poole piiriaeda mõnesaja meetrine tankitõrjekraav. Üha uued negatiivsed sündimusnäitajate rekordid. Vene hävitajad, maksufestival, Riigikontrolli hävitav hinnang Kaitseministeeriumi valitsemisala rahakasutusele, 100 miljonite eest küsitavusi, 100 miljonid idufirmadele ja fondidele, 100 miljonid riigilaenu intresside katmiseks. Tänaseks on avalikkus juba ammu harjunud, et kultuurivaldkonna inimesed kurdavad raha vähesuse üle. Ei üllata, paljudel napib, lausa enamusel. Aga siis tuleb ERSO peadirigent, viskab laval fraki seljast ja proovib teha lehtmet. Andke raha, andke kohe, sest raha ei ole piisavalt ja enam ei jaksa. Miljon jääb puudu. Seejärel astub esile teatriliidu esimees ning kurdab, et kultuuriasutustes jääb rõõmu aina vähemaks. No kas tõesti? Aga kui nii, siis võib-olla on ka kultuuriinimestel aeg pilk šampanjapokaalilt ülespoole tõsta ja rahataskus pakitsev probleem lõpuks ometi õigesti suunata. Aastaid olete laulnud etteantud libretolt. Nüüd on tagumine aeg oma laulu üles leida. Sest riigisõnum on ju teile edastatud, või ei ole? Keerulises julgeolekupoliitilises olukorras kultuurile rahalaevu saabuma ei hakka. Mõnda aega veab ehk välja raha ümberjagamisega valdkonna sees.
näiteks lõpetades mõne kultuuriasutuse tegevuse, et teised saaksid veel aasta või paar jätkata. Sest riigil raha kõigeks ei jätku. Fondid, pangad ja investorid nõuavad lihtsalt oma. Osundus on aga selge. Unustage riigikargule toetumine, kultuurivaldkond peab hakkama teadlikumalt eraraha poole vaatama ja sellele lootma. Ja et üleüldse on see paljuski mõtteviisi küsimus ja uueks normaalsuseks pinnase ladumine. Mingil määral saab seda ehk soodustada ka riik, kuid esmalt tuleb lahendada küsimus, kas ja mis moel seda teha. Sest see, erinevalt kümnete miljardite suunamisest sõjatööstusele, vajab juba põhjalikku poliitilist debatti ja konsensust. Siit võime taas jõuda küsimuseni, milleks üleüldse eksisteerib Eesti Vabariik. Kelle poolt, kellele ja missugustel eesmärkidel, see tähendab missuguste ülesannete täitmiseks on see rajatud. Kui põhiseaduse preambuli järgi peab Eesti riik tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, siis kas keegi tõepoolest usub, et meie praeguses olukorras ja elluviidavate poliitikate jätkudes on see eesmärk reaalselt saavutatav? Isegi pärast viimast suurt sõda, sellele järgnenud kollektiviseerimist ja stalinistlike repressioonide põhjustatud šokki sündis raskelt traumeeritud Eestis aastas üle 20 000 lapse. Nüüd aga, nii-öelda liberaalses heaoluühiskonnas oleme langenud alla 10 000 piiri. Ja ühtlasi arvame, et professor Rein Taagepera poolt 20 aastat tagasi visandatud rahvastiku katastroofi stsenaariumi aitavad ära hoida miljardeid maksvad Haimarsite patareid. Olgem ausad, see on väga raske etnopsühhoosi juhtum, kuid ellujäämiseks peame me sellega tegelema. Seejuures jääb suureks ja oluliseks küsimuseks, kas mitte ei aitaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimajäämisele tunduvalt enam kaasa see, kui suunaksime 5,4% SKT-st mitte sõjandusse, vaid hoopis lasterikkuse eelduste loomise eesmärgist lähtuvasse tõsisesse perepoliitikasse. Mitte vaid kaitsetahte, vaid ennekõike lastetahte kasvamisse. Mõtteainet on siin küll ja veel. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!